Tervist! Kui eelmises videos ma rääkisin teile sellest, miks tuleks käia koerakoolis, koertetreeningul, et saada endale teadmisi, mitte koerale, siis kui te nüüd vaatate koertetreening.ee lehe peale, siis leiate sealt natukene teistmoodi informatsiooni. Näiteks vaatate koertetreening.ee lehe peal kutsikakooli alapeatükki. Siis te näete, et seal tegelikult ei ole üldse juttu seal siia kutsumisest, kõrval käimisest või sellist asjast. Õigemini, see on siin meie lehe peal üsna lõpus, et me õpetame seda juhul, kui koerajuht seda soovib. Ehk siis, kui koer tuleb muude asjadega toime. Ma natukene räägingi sellest teile. Miks me siis ei õpeta kohe siia tulemist, istumist, kõrval käimist, selliseid asju, nii nagu tavaliselt. Kõige lihtsam on teile tuua näide, kui teil on väike laps. Mida te hakkate talle õpetama? Lihtsaid, elementaarseid asju. Ja koerakutsikas ei ole mitte midagi teistsugust. Ka tema on oma elu just alustanud ja üritab siin maailmas toime tulla. Ja kui me paneme kutsikale peale sellise tohutu surve, õppida kõiki asju täpselt, nööri mööda käia, siia tulema ja seda ütleme nii, et veel võib-olla natukene karmilt, siis tegelikult võib see paljudes koertes tekitada eluaegse trauma. Ja see, kas tegelikult tegemist on kutsikatega või ütleme isegi seal paariaastaste koertega, ei ole mingit vahet. Ja ka paljud vanad koerad ei ole omandanud selliseid põhioskusi, elementaarseid nii-öelda käitumisoskusi ei teiste koertega inimestega. Ja seetõttu alustame me enamike koertega üsna puhtalt lehelt, hoolimata sellest, kas ta oskab istuda ja lamada või mitte. Ja mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on väga lihtne. Õpetada koer elus iseseisvalt toime tulema. Meie üritame koerale õpetada enesekindlust, julgust ja seda, et koer saab olla koer. Ehk siis, koer teeb koera asju, koer ei saa olla inimene. Koer ei saa käituda nagu inimene ja inimene, ehk siis teie, peate mõistma, mida koer teile ütleb. Sest ka koerad ütlevad teile väga palju asju. Aga kahjuks enamik inimesi ei oska koera käitumist lugeda või tõlgendavad seda valesti. Et selliseid näiteid näiteks tänapäeval on väga palju leida internetist, Facebookis levib väga armsaid nii-öelda näiteks kutsikapilte või muud sellist. Ja tihtipeale on selliseid fotosid väga kurb vaadata, sest pildi peale on kirjutatud, et armas kutsikas naeratab või muud sellises stiilis, nii-öelda inimlikku emotsiooni väljendavat kutsikat. Kuid tegelikult, kui neid pilte lähemalt uurida, siis on näha, et koer on kas täielikult hirmunud, kardab rohkem või vähem, kas siis kaamerat, mis seda parasjagu pildistab või inimest või veel mingit kolmandat asja, võib-olla ka tigemis võib välja näha nagu naeratus ja kõiki selliseid asju. Ja inimesed tihti ei oska seda näha. Eriti kui on nii-öelda tabatud seda hetke. Ja selliste pildialuste kommentaaride lugemine siis oi kui nunnu ja nii armas on tegelikult väga kurb, sest et hirmunud koera nimetamine nunnuks, sellest on lihtsalt kahju. Mõelge sellise küsimuse peale. Kas koer saab valmis olla iseseisvaks eluks, selles elus toime tulema, kui tal on õpetatud kõrval käimist, lamamist, istumist ja siia tulemist? Kas selline koer tegelikult oskab suhelda teiste koertega, inimestega, tulla toime erinevates olukordades? Väga tihti ei oska. Ja selleks tuleb koera õpetada nii teiste koertega kui inimestega suhtlema, tegema seda koera kombel ja nii,
et nii teised koerad kui inimesed üksteist mõistaksid. Ja tegelikult ei ole see keeruline. Kahjuks ei osata seda üldse teha. Ja siin me tõesti püüame nii inimesi kui koeri sellel teekonnal aidata, et nad saaksid üksteisest paremini aru, üksteist paremini mõistma. Kui te olete veendunud, et koerale piisab sellest, kui ta oskab tulla siia ja istuda teie jala kõrval, et see on kõik, mida teadma peab, siis lihtsalt selleks, et koer saaks olla koer, olla julge ja täisväärtuslik koer, siis ka seda peab koerale õpetama. Ja seda peab õpetama talle sellepärast, et koer lahutatakse oma emast 2-kuuselt ja tema ema ei ole jõudnud talle õpetada kõiki koera asju. Ja selleks olete nüüd teie, kes te peate tema ema rolli nii-öelda täitma. Kahjuks enamik inimesi ei oska seda teha. Kui te tahate teada, kuidas olla oma koerale ema, siis tuleb teil tulla koeratreeningule. See võib kõlada väga imelikult või naljakalt mõnele, aga reaalsuses see paraku nii on, et koer vajab kasvatamist ja kõike seda kohanemisaega ja võimalikult mõistvalt ka inimese poolt. Sest inimesed kipuvad koeri valesti tõlgendama ja seda juhtub väga ja väga tihti ja pärast seda võib koer muutuda agressiivseks, nii-öelda halvaks või ilmneda muud käitumisprobleemid ja tihti on need põhjustatud inimestest endist, mitte sellest koerast. Sest koer on nii-öelda valge ja tühi leht ja inimesed panevad sinna informatsiooni peale. Ja kui seda tehakse valesti, siis koer salvestabki endale sellised valed käitumismustrid, mida siis inimesed peavad halvaks. Samas koer ei pruugi teada, et see on halb käitumine. Mõelge selle peale, kõike head teile järgmise videoni.